Tere kõigile ja 4 subscriberile saan öelda ka tere taas. Olete jõudnud tänaseks siis ametlikult brändingu leidnud Junkmani kanalile. Et kui ma oma põhikanalile seda brändingut ei tahtnud panna, siis kasutame seda siin kanalil, kus ma üldiselt müün puhast junki. Aga täna on midagi tavapärast erinevat. See ei ole junk, vaid see on minu isa, ütleme siis heas või isegi väga heas korras igapäevaauto. Väga professionaalne minust, mul läks jälle meelest ära. See on siis 2010, 11 või 12 Toyota Prius. Jah, täpselt nii palju ma mäletan, ta ütles mulle eile, aga praegu ei ole meeles. Ühesõnaga 2010 kuni 2012 Toyota Prius, isa isiklik auto. Ütleks, et jah, heas või isegi väga heas korras, läbi sõit 160 000. Teate, ma jään teile ka vastuse võlgu. See ei ole minu spetsialiteet, Priused, aga selle mootoriga, mis siis Priusel on, see hübriid. Ma arvan, et see on 1.6 pluss hübriidajam või on ta 1.8. Igastahes lähme siit edasi, ma täpselt hetkel ei mäleta. Ja teeme siis väljast ringi peale. Ütleme, ma väga pingsalt ei ole uurinud siin, kus mida näha, sest ütleme, tegemist on sellise 160 000 sõitnud heas korras autoga. Et ma nägin, et siin ees on mingisugune, et see on mustus isegi. Mingid väiksed märgid siin ikkagi on. Auto on natuke märg, sest auto oli õietolmune ja siis ma otsustasin, et lasta siis olla pigem märg kui õietolmuga koos. Aga teeme siit väikse tiiru peale. Ma üritan midagi välja tuua, kui on midagi välja tuua. Aga nagu esimese hooga midagi suurt ei jää, et vaatame, kas siin lähemalt igasugused koopaservad ja asjad. Jah, ütleme kindlasti mingit märgikesi leiab, nagu näiteks siin. Siin on see väike mingisugune täke ja... Aga ütleme nii palju, kui ma olen vaadanud, siis väljast peaks olema igati normaalses seisukorras. Toon siin kohe välja, et see ei ole siis originaalis tagurduskaamera, vaid see on siis paigaldatud hiljem. Seda peab natuke timmima seal. Kuskil ma mäletan, ühes kohas oli veel üks täke. See on, mis siin oli okas. Siin kuskil naljakas kohas tagaistuja juures katusel oli üks väike täke. Aga nagu te näha võite, auto on siis vee kuivamisest plekiline. Isa vist on lasknud ta mingisuguse keraamikaga ära katta, vähemasti mingil tasemel. Akna peal ilusti vesi läheb nagu siis väikesteks, mis eesti keeles võiks olla, beads, helmesteks. Ühesõnaga jookseb aknalt maha, et mingisugune kate on seal peal. Aga jah, üldiselt midagi nagu väljast otsast välja tuua ei ole, et minu arvates täitsa viisakas seisukorras kasutatud auto kohta. Lähme siis kohe sisse ka. Seest samamoodi. Andestage mulle, seal on kogu mu minu jaoks kallis kaameravarustus. Et mul ei ole seda kuhugi panna, siis kõrvalistuja peal on, koha peal on väike segadus, aga me peame sellest üle olema. Ja siis, nagu Prius ikka seest, mis isa on lasknud teha, siia on paigaldatud, tal oli siis tavaline makk. Ja nüüd on see ekraaniga makk, aga see on siis Priuse originaal samast perioodist. Ta on lasknud paigaldada endale selle. Ja selline ta siit eestpoolt seest on, tagant ka täitsa viisakas. Priuse uksed, Jaapani auto on kerged, ma pean siin lahti hoidma, aga täiesti viisakas seisukorras. Ja vaatame siis pagasiluugi ka üle. Pagasiruumi. Isale meeldib igasust kola kaasa vedada. Kes siin mina olen ütlema, mis inimesel peab olema autos ja ei pea. Panin ilusti sige ja kotti selle kõik filmimise jaoks, aga nagu te näete, siis pagasiruum ka selline täitsa ei ole midagi erilist välja tuua. Kaamerast ma juba rääkisin. Tuleme korra tagasi sisse. Tal on siis paigaldatud selline peegel,
kuhu siia tuleb siis videopilt, tagurduskaamera ja teeme kapoti ka siit samal ajal lahti. See kaamera siis filmib siit väljast ja siis tuleb see kaamera pilt ja tagurduskaamera pilt vajadusel sinna peeglisse. Originaalpeegel on seal all olemas. Võtame korra kapoti alla ka, vaatame, kuidas me ühe käega saan hakkama. Siin peab oma pead kasutama ja seda sõna kõige otsesemas mõttes. Nii, saime korda. Kapoti alt näeb selline välja, nagu kasutatud auto ikka. Mis võib öelda, mulle isale meeldib asjad mõnevõrra puhtamana hoida. Nagu te näha võite vahetevahel. Aga selline tõldiselt on ja ega mul ei olegi, mida sa Priusest räägid? Võrdlemisi väikese läbisõiduga Prius aastast 2010–2022. Teeme siis väikse proovisõidu ka. 2 asja. Ma mõtlesin, et mis ma Toyota Priusest räägin, eriti veel sellest, mis ei ole minu oma. Ja mõtlesin välja keyless go on autol. Kont puhub külma ja ega rohkemat siin ei olegi. Paneme natuke puhumist vähemaks, et heli kvaliteet hea oleks. Teeme siit väikse väljasõidu. Praegu ma ei kinnita, igaks üks hakkab piiksuma. Ma tegelikult filmin ka väljast, et ma pean kaamera kohe ära võtma, aga teeme siit väikse väljasõidu kaadri ka. Toredasti sõidame siin väravani ära. Heakene küll. Ja lähme siis edasi, kui ma olen oma kaameraga ära toonud. Nii, ja jätkame seda proovisõitu sealt, kus pooleni jäime. Auto uuesti tööle. See kaamera teeb seda vastikut häält, aga midagi ei ole teha. Mina seda sinna programmeerinud ei ole. Igal käivitamisel. Aga Joonas unustas ära, mis pedaalid mida teevad. Ma mõtlesin mis ma räägin teile Toyota Priusest. Ja siis ma mõtlesin, et ei ole ühtegi üleliigset kolksu. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin seda juttu, et nende autode puhul on alati see minule, ütleme, kui miski üks konkreetne automudel, mis mulle südamelähedane on, siis see on Subaru Impreza VRX STI. Et nagu mingite Ford Fiestade ja asjadega vilgutavad tulesid. Pean mainima, sest see on autost konkreetselt. Tuled on autorežiimil, inimesed kipuvad vilgutama. Ma ei tea, miks. Ärge küsige. Mina jätan autorežiimile. Auto teab, mida auto teeb. Las ta teeb oma auto asju. Aga tagasi Ford Fiestade ja Toyota Priuste juurde, et mul on alati see emotsioon nendesse autodesse istudes, et tegelikult nad teevad oma töö ära, on ju. Et mida mina autolt ootan, on tõesti midagi täiesti muud, aga need autod sõidavad, teevad oma töö ära. Et selge on see, need uksed on juba nii kerged. Näiteks minu siis põhi igapäevaauto on Audi A8, kuigi ma ei sõida autoga iga päev. Ma olen bussimees. Kõik algab bussisõidust. Aga pole mõtet võrrelda, tahaksin ühte võrdlust tuua, mida ma ei tee. Et pole mõtet 2 võrreldamatut asja võrrelda. Tegelikult paneme kondi peale, kuna siin puhumine on vaikne, siis siin läheb päris palavaks. Okei, hakkasin jälle mõttelõnga kerima siin õige laiali. Ühesõnaga, need autod, need teevad oma töö ära. Ja samamoodi see Prius, eelmine aasta mingi aeg sõitsin sellega punktist A punkti B, alati kohal, läheb käima, ühtegi probleemi ei ole. Saame siin kuulatada vedrustust. Et ühtegi üleliigset kolksu ei tohiks küll olla kuskil. Et taga on asjad, need seal midagi prügisesid, aga muidu saame veel korra vedrustuse test. Kindlasti keegi küsib, miks ma mässan selle käigukastiga. Mulle meeldib autoga sõita selle kõige puhtamas vormis ja meil on drive ja meil on braking. See tähendab, et ma kasutan brake mode'i, kui ma tahan hoogu maha võtta ja ma ei puutu piduripedaali. Ma ei pea rooli ka puutuma.
et hoo mahavõtmiseks ei pea alati pidurdama, et võib ka oskuslikult autot juhtida. Laseme siin tõuksi enne üle tee, enne kui ta oma kaalika vastu meie autot lõhki sõidab. Vaatame siin peale Volkswagenit. No vaatame, mis suudab Prius. Ossõjutik pagastis kõik asjad lendasid, aga näed. Mul tahtsin power mode'ile kiirelt panna, aga kuna ma täpselt ei tea, kus see asub, siis ma hakkan mässama siin. Kõige toredam oleks põhjustada liiklusõnnetus seal proovisõidul. Aga nagu nägite, linna liikluses osalemiseks liigub küll, ei ole ta väga midagi. Ta peaks olema 110 kilovatti kombineeritud hübriidajamiga, et nagu võimsust on. No, saime 60-ni, eks 50 on siin piirkiirus, et ei tohigi 60-ga sõita. Ma olen selline lindprii, ma sõidan küll 57-ga. Vaatame, ma ei ole selle kruiisiga kunagi mänginud. Ma vist ei saa seda tööle, ma pakun praegu. Vaatame, kas me saame siin ta 57 peale. Aps, saime isegi hakkama. Noh, nii palju ma autodest ikka midagi tean. Praegu siit sõidame natuke otse, teen sama testringi, mis eelmises videos Lexusega. Ma arvan, et siin linnaoludes ja kiirelt tehes, isa tahab autot tagasi saada, on see niisugune täiesti arvestatav ring. Saab aimu veits autost. Vaatame nüüd, kui ma panen, ta läheb canceldasin täitsa ära ja siit panen tööle. Pikka sõitu enam ei ole, aga cruise on selline tore asi, et kui niisugune cruisimise koht on, siis kasuta cruise'i. Ülla. Siit sõidame natuke edasi. Ja mis mul veel rääkida on? Eks rääkisime sellest, et punktist A, punkti B mitte mingit probleemi ei ole. Siis ma panin tähele, sel Macil on Bluetooth ja vist saab telefoniga ühendada, mis on iseenesest kihvt. Selles suhtes 2008 A8, mis nagu oluliselt vanem sellest ei ole, aga seal sellist võimalust ei ole. Ma praegu sellega mässama ei hakka, see ei puutu antud hetkel üldse asjasse. Ja siin me niimoodi vaikselt kruiisime, kruiis peal 57 kilomeetrit tunnis. Ma arvan, et siin võime julgelt minna bussireale, kuna hakkame mitte rida vahetama, vaid hakkame ümber reastuma. Taaskord, miks ma näpin käigukasti, panin neutraali peale. Nagu ma ütlesin, ma sõidan oma autodega, mitte ma siin ei istu niisama. Ja keerame siin, sõidame mööda test run'i, testsõidu teed edasi. Nagu te näete, masterful car driving skills, suurepärased sõiduoskused, pidurit ei puutunud, sest pidur on seisma jäämiseks, hoogu saab maha võtta ka muul moel. Ärge seda öelge, 99% juhtidest ei tea seda. Teeme siin veel mõned hüpekad, muidu siit saaks kõrvalt ka minna, aga siis testsõidu mitmekülgsuse eesmärgil, nii palju kui saab, teeme siin kõik täisprogrammi. Testime vedrustust ja pidureid ma teil siin testima ei hakka, pidurid toimivad. Mul on siin kõrvaliste, on kõik raami täis, telefon ja muud head asjad, et ma ei taha neid kuskilt armatuurist koristama hakata, pluss nad võivad katki minna. Et andestage mulle sellel teekonnal siin väga break testida ma ei saa. Muidu olen alati valmis demoma, aga jah, mitte praegu. Laisk, kuna ei sõida kolu kaasas kogu aeg, siis ei ole mingi kindlat kohta, siis kipuvad nagu kõrvalistmel olema lahtiselt. Et teen oma video ja asjad ära ja panen kokku jälle. Et siis vaatame siin, paneme korra power mode'ile, siin on selline veidi vahepealsem tee. Laseme siin kõik teised kodanikud ära. Bring the power! Täitsa toimib, ärme siin huligaansustega hakka tegelema. Seda tähelepanu ei ole minu junk kanalil vaja. Siin puhtalt on automüügivideod. Hetkel vähemasti. Võib-olla kõigile hakkab meeldima, siis teen midagi muud ka, aga selles ma kahtlen. Teist YouTube'i kanalit ma ei tea mitu aastat ma olen teinud, ikka 696 subscriberit ma enam ei jaksa. Tahaks 1000 täis saada, ei viitsi enam hästi, aga viha on nii suur, et oi, no. Kuhu sa siis sõidad?
peaaegu tuli äragi, kuigi noh, seal oli peatee, selles suhtes tema milleski süüdi minu meelest ei olnud. Et kõik on hästi. Joonas siin on etlemisega rohkem ametis kui peaks. Aga kõik on hästi, kõik jäid ellu, kõik on korras. Ja noh, eelmine kord sai siin veidi kaapsu tehtud Lexusega, isa Priusega ma seda kindlasti tegema ei hakka. Ma ei sõida temaga isegi sinna tolmu sisse, teate. Kuna isal on auto ilusti puhas, siis keerame siin ringi ja siit poolt lõpetakski selle testsõidu, et midagi ikka, parem kui mitte midagi, vana hea. Et aitäh, kes vaatasid ja kes ka nüüd selle põhjal võib-olla huvi tunnevad ja kuulmise nägemiseni. Ma korjan oma kaamera kraami kokku ja lähen muude tegemistega edasi. Hea küll, tänud!